kui viimane käes on lõpuni jõudnud, et siis toimub loomulikult siinsamas sees pidulik autasüsteemi, kus siis kõik saavad uhked autasud ja loomulikult loositakse ka välja uhked auhindu, nii et need, kes võib-olla jooksus ei olnud nii kiired, et siis saavad äkki siis maiuspala loosi näol. Ja kuidas siis see jooks toimub, et esimene asi alati jooksus on ju see, et kes nagu jooksu toetab. Noh, toetajaid on siin päris mitu. Esimene toetaja siin muidugi loomulikult on Kuusalu vald. Ilma Kallo Kuusalu vallata ei saaks seda jooksu toimuda ja ilmselt ei oleks ka Lauritsapäeva. Siis Joaveski Vahetalu on oma käe alla pannud, Rain Stuudio, Baltispool ja Kiiuspool. Nii et kõik sellised toredad ettevõtted siis oma vallast on siis käe alla pannud, et siis see jooks saaks siin toimuda siis just nimelt 30. korda. Auhinnad on meil siis, ma ei tea, neid summasid kas praegu kohe ei hakka ütlema, aga auhinnad on olemas ja need antakse kätte sellisel kujul, mida saab nagu kasutada edukalt ka mingite asjade soetamisel endale. Ja üle-eelmine aasta siis 16-25, nii et suutis ise ennast edestada. Aga täna, kus on nii palju jooksjad kirjas, siis ma arvan kindlasti, et keegi vähemalt üritab siis tema käes seda võitu, siis kindlasti meil täpselt veel ei ole jõudnud seda osavõtjate listi jälgida, et seal on tõesti nii palju nimesid, et sealt kohe me ei jõua seda kõike vaadelda. Aga nagu kõik teavad, siis 16 minutiga, umbes 16 minuti ringis jõuab siis parim kindlasti ka siia siis finiši kanga alla ja mis tähendab siis seda, et seda aega ei ole kaua vaja oodata. Ja kuna meil on tänapäeval popid ajavõtusüsteemid, siis need ajad jõuavad ju kõik kohe meile siis ka küll ka nutiseadmetesse, küll laptopidesse, küll igale poole, kellel siis on kaasas midagi ägedat, siis saab loomulikult championship.ee lehelt siis ise pilti peal hoida selle jooksu tulemustel, et eks meegi vaatame need tulemused tegelikult ju täpselt sealt samast. Naistest on siis võitnud eelmisel aastal Olga Andreeva, Sparta spordide esindajaga. Ajaks siis 19.11 on siis olnud, et ka see aeg kasub siis endale kõrva taha kirjutada, et 19.11 ja kõik naisjooksjad kuulsite seda 19.11, sellest ajast tuleb parem olla ja enne imet. Peale seda ongi kõik juba äge. Ja siis lõpetajate medaleid näen siin ka terved hunnikud uhkete siniste lintidega, nii et kes vähegi selle Lauritsapäeva siis ka finišisse välja jookseb, siis saab endale ka uhke lõpetaja medalid, et midagi on teil juba seina peale riputanud ja seal peal on siis suurelt 30 jooks. See kõik on siis selle medali lindi peal ja peal siis kirjas, mille te siis endale saate. Aga palun siis kõik jooksjaid, hakkame vaikselt kogunema siia finiši stardikanga juurde. Stardini on siis loetud minutid.
kõik on siis Kuusalu Kalev, Kuusalu spordiklubi, Kuusalu tenniseklubi, et kõik kohalikud poisid. 5,2 kilomeetrisel Kuusalu Laurissaare jooksul. Nii, ja naiste arvestus on meil siis täpselt selline, et Maria Veskla Sparta spordiklubi laulust võtame loomulikult täname tunnistame Ennasi Veega. Moonia Laurissaare päeva jooks 2019 aasta siinsamas Kuusalu alevikus. Tegemist on siis juubeli jooksuga, nimelt oli tegemist 30. jooksuga. Nii. Teine koht ajaga 23.55 Pippa Veeremets. Ja esikoha selles samas vanuseklassis N14 saavutas Kuusalu spordiklubi esindaja Mari-Liis Tiits ajaga 12.5. Nii et tema on siis selles klassis siis tänane parim. B14 siis poisid sama vanad, kus kolmanda koha saavutas ajaga 21.19 Bruno Sergio Treufeld. Teise koha saavutas ajaga 19.40,4 Jesse Lauter. Mõlemad poisid siis Kuusalu spordiklubi esindajad. Ja esikoht ajaga 18.46,6 Kevin Jõesoo. Nii, samal ajal siis on finississe tulemas üks hunnik sportlasi, kelle järel ma näen ka jalgratturit, nii et see tähendab seda, et tänane jooks on siis naiste põhiklassi arvestuses saavutas ajaga 19.37,3 kolmanda koha Mari Poikov. Teine koht ajaga 19.12,8 Kaia Lepik. Mõlemad siis sellisest uhkest tiimist nagu täppisportlased. Nemad juba ei eksi. Täppisport. Nii, ja võitja selles naiste vanuseklassis täna 19.02,7 ajaga Maria Veskla, Sparta spordiklubi. Antakse uhked karikad kätte või kus sinna mahub ikka kampust panna. Nii, fotograafid teevad oma tööd. Saame kõik uhked jooksjad pildile. Nii. Teise koha saavutas 16.9,2 ajaga Raivo Alla, tiim Eesti Metsa abiks. Ja esikoht täna siis aeg 15.57,8 Karel Ussar, Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklubi. Nii et tänane kõige kiirem ja kiirem ka eelmise aasta võitjast, kiirem ka üle-eelmise aasta võitjast, nii et vanemate aegade kohta meil praegu hetkel ajalugu ei ole, hetkel käepärast, kuigi ise saate seda uurida. Nii, fotograafid, kasutage nüüd juhust.